Tere taas siit Viljandi Taroka stuudiost ja vaatame üle siis veebruari üldised energiat. Jaanuar ju lõppes täiesti niimoodi, et täpselt ei saanud aru, et kas ma olen veel vanas, olen ma uues, kas ma tahan vanas kinni olla või ma juba hakkan minema uude, kas ma julgen vana lahti lasta või mitte. Aga veebruar, kui ma vaatasin, siis mulle tundus ka, et täiesti nagu oleks noaga lõigatud nagu pooleks. Et esimene pool on nagu selline uuenduslik ja kiire ja siuke nagu rahutu ja sisemise survega, aga ka väljapoolt tuleva survega. Nii et võid tunda nagu kokku pigistamise tunnet. Et mõni tundlikul võib isegi tunda, et rinnus pigistab või süda pigistab kokku või aju on kokku surutud. Et see võib tundlikumale avalduda ka sellise füüsilise tagasi reageeringuga või siukse nagu peegeldusega. Ja teine pool siis on selline nagu sügavam ja rahulikum, tunnetuslikum, kus kuulata rohkem oma intuitsiooni, sisetunnet. Ja see on ka aeg, kus me liigume üldisest sellisest suurest pildist, üldisest süsteemist, kollektiivsest teadvusest, kollektiivsetest ideedest, oma enda isikliku sisemaailma sügavustesse. Et võib-olla mõni ütleb, et egoistlik on ja et teised ei loegi, loen ainult mina ise üksik indiviidina, aga nii ongi. Aga see tähendab ka tegelikult seda, et sa väljud sellisest üldisest süsteemist. Vaimses maailmas öeldakse, et koodid kirjutatakse üle, et vanad mustrid enam ei tööta ja nüüd sa lood seda iseenda isiklikku oma süsteemi ja kirjutad oma koodi, et suguvõsa mustritest välja tulla. Ja veebruarikuu esimesel poolel, siis nagu ma ütlesin, ongi kantud uuenduslikust ja vabaduse energiast. Ja see on aeg, kus on tunda progressi, edasiliikumist, sundi ja soovi teha midagi teistmoodi, ka on tehtud nagu tavalisemalt. Ja jaanuaris ehitasid sa seda vundamenti, siis veebruaris sa katsetad nagu uut tarkvara, sa katsetad nagu uut äppi. Olgu selleks siis uued harjumused, uued hobid, uued sotsiaalsed mingisugused ringkonnad, olgu nendeks uued tehnoloogilised lahendused või olgu selleks ka uus arvuti. Veebruarikuu teisel poolel tundub, et tempo nagu vaikselt niimoodi raugeb. Ega siis kogu aeg ei jõua ka energeetilises võtmes nagu tipus olla või et sellises nagu rahutus innovaatilises energias. Siis veebruari teine pool natukene nagu raugeb, tähelepanu läheb sinu enda sisse, sinu enda intuitsioonile, sisetunnele, hingelistele vajadustele. Ja see on justkui ka ettevalmistus millegi jaoks, kus on vaja vana emotsionaalne koorem maha laadida, et teha ruumi elujõule, elujõulisemale süsteemile, energiale, vaimsele tasakaalule. Ja. Sest kui vaadata ka seda kaardi, siis kuu on tegelikult kasvab ja pilk on pööratud sisse poole ja ei olegi vaja enam kiiresti otsuseid langetada, vaid pigem tunnetada. Enne otsuseid tegelikult elus ikka on vaja langetada, aga kas või see, et kas sa ostad, ma ei tea, mis piima sa ostad või mis leiba sa ostad, kogu aeg langetad otsuseid. Aga jah, et see on nagu ettevalmistus millegi jaoks, et millegist nagu vabaneda või lahti saada, lahti lasta ja teha ruumi. Ja kui sa kuu esimesel nädalal siis märkasidki,
et need, mis tundusid sulle enne nagu takistused, siis sa märkad, et need ei olegi takistused, et need on hoopis uus vaatenurk, et kuidas moodi seda niinimetatud takistust ületada. Ja see on nädal, kus sisemine teadlikkus, sisemine selgus sunnib astuma samme, mida sa oled eelnevalt nagu edasi lükanud. Ja siis fookuse kompassidest, mis on sõnum, on ära mõtle kastist välja, vabane kastist. Ja nii, lähme edasi töö, eneseteostus. Ja tööalaselt soosib veebruar julgeid ideesid, meeskonnatööd. Ja nüüd ei ole aeg nurgas konutamiseks. See loovuse kaart tuli välja, ma ütlen seda pärast. Et nüüd ei ole aeg nurgas konutamiseks ega üksipäini nagu nokitsemiseks. Ja edu saadab neid, kes julgevad pakkuda kastist välja ideesid, kastist välja lahendusi, kes on valmis investeerima aega, energiat, tarkust, raha, kes on valmis oma tooteid müüma julgemalt, aktiivsemalt, oma oskusi ja teadmisi presenteerima julgemalt, aktiivsemalt, täiesti sellisel moel, mis ongi kastist välja. Ja on aeg leida uusi liitlasi, uusi koostööpartnereid ja ettevõtjatele on samamoodi hea leida uusi võimalusi koostöödeks ja jällegi kastist välja. Võivad täiesti kokku sobituda lõppkokkuvõttes sellised valdkonnad, mis alguses tunduvad, et nad kokku ei sobi. See aeg teeb imesid. Ja presenteerida oma ettevõtet täiesti sellistes kohtades, mille peale sa varem ei ole tulnud. Aeg on ettevõtlust edasi arendada ja sellised uued vaatenurgad ja uued suunad nagu letti lüüa. Keeruline aeg võib ollagi neile inimestele, kes ei julge teha muutusi ega tööalaselt mitte midagi oma elus muuta, isegi mitte vastu võtta uusi töövahendeid, uusi tööalaseid võimalusi, uusi lahendusi, et pigem ollakse nagu selle vastu. Need on siis nagu need see kalad akvaariumis, kes on need koristuskalad seal põhjas, keda on ka tegelikult nagu vaja, aga siis nad jäävadki sinna alumistesse kihtidesse. Ja nad võivad sellega ka pidurdada küll ka teiste edasi arengut, aga siis peab olema ettevõtjal nagu julgus seda inimest siis elimineerida vajadusel või siis anda talle teised tööülesanded, mis talle tegelikult paremini sobivad. Ja siis loovusega seoses, et kui sa oled tundnud sellist loomingulist plokki, siis veebruari alguse sellised hullumeelsed energiad, aga ka samas nagu sellised kerged energiad aitavad sellest nagu läbi murda. Ja see on aeg, kus isegi kõige kummalisem idee võib osutuda täiesti geniaalseks. Et jällegi, et see hullumeelsuse kaart siin kõrval, et ükskõik kuidapidi neid siin panna, et vähe siuke hullust panna, hullumeelsuse ideed. Ja nagu ongi esimestel nädalatel, siis põrgatage ideesid ja ära hoia ennast nagu tagasi, et isegi hullumeelne idee võib saada tuule tiibadesse, mis alguses tundub natukene nagu veider, kentsakas,
ja tahaks kohe kõigepealt öelda sellele ei, aga mõtle, ära viska kohe seda mõtet nagu prügikasti, et see võib ollagi see puuduv lüli või puuduv see pusletükk, mida su projekt, ettevõtmine tegelikult nagu vajas. Nii, siis läheme suhete poole peale. Suhetes võib-olla hinnatakse see aeg rohkem vabadust, kuna esimesed nädalad on kiired, teised nädalad on süüvimine iseendasse, siis lõppkokkuvõttes panebki nagu fookusele tegelikult vabadusele. Olulisele tähtsal kohal on ka suhtlemine, rääkimine, kõnelemine läbi intellektuaalse läheduse. Sa pead saama teise inimese nagu fookusesse või tema aju tööle, et kui su kaaslase aju ei tööta, siis on eesmärk see aju nagu töösse saada. Ühesõnaga intellektuaalne klapp on oluline. Ja samamoodi sellised huvipakkuvad ühised tegevused. Ja see on aeg, kus sõprusest võib sündida midagi enamat, kui sa arvatagi oskad, kus püsisuhetes tuuakse uut värskust ja ühiseid tegevusi, õiged inimesed õiges kohas, nii et sa tunned kohe, et see on minu jaoks see õige. Keerulisemas suhtes olevatel inimestele on see kuu märgilise tähendusega, kuna siit enne ma tõmbasin ka selle õigluse kaardi välja, siis aetakse loomulikult oma õigust taga. Ja kui suhe on püsinud ainult sellisel joo efektil või siis ka just vastupidi siuksel klammerdumise efektil, üli kontrollival, ülimalt üksteist kontrollitakse või üks osapool kontrollib, siis see on selle veebruarikuu selline kitsas koht pudelikael, kus siis nagu hakatakse survet nagu avaldama. Ja valik on siis lihtne, kas liikuda koos uuele tasemele sellest pudelikaelast nagu läbi, otsida abiga väljapoolt kuskilt, kui ise hakkama ei saa. Ja liikuda sellisele vabamale tasandile või siis tunnistada, et vana muster on oma aja nagu ammu ära elanud ja siuke bulldogi klammerdumine, see ei vii nagu mitte kusagile ja ülimalt kontrollivas suhtes pigistab nagu niimoodi hapniku nagu kinni. Et pigem siis ollagi aus iseendaga eelkõige, sest esimesed 2 nädalat siis sahmerdate nagu nii sama ja loobite üksteist poriga, panete õiglust paika, aga siis veebruari viimased nädalad ongi soovitav süveneda iseendasse, mitte kogu aeg nagu vaadata, et kus see süüdlane on ja seda süüdlast nagu paika panna. Aga et äkki oled ise ka süüdi, äkki peaks nagu iseendasse vaatama või peeglisse vaatama. Et kuidas see ütlemine oli, et palub parem valus tõde kui ilus vale või siis on see hoopis aus õudus suhtes, et formuleeri seda lauset, mängi selle lausega. Siis valalistel pigem otsi armastust sealt, kus sa varem seda ei ole otsinud, uutest kohtadest. Kui sa jääd selliste traditsioonilistele tasanditele nagu kinni, siis on see sinu enda valik, sest ega ilma sinu enda valikuta mitte midagi sinu enda elus ei toimu. Ja selle veebruari energia soosib kohtumist läbi ühiste huvide, koolituste, huvipakkuvate sotsiaalmeediagruppide ja siin võibki tõmmata tegelikult inimeste poole, kes stimuleerivad sinu mõttemaailma ja julgustavad olema sina ise. Otsi endale kõrvale mõttekaaslasi.
ja keerulistemastes suhetes siis need maskid ja mustrid murenevad, et see on hea. Nii, siis tervise poole pealt kuu esimese nädala fookus on närvisüsteemil ja unel, kuna info liigub väga kiiresti ja ideed kipuvad kuhjuma, siis vaimtempo on suur ning ülekoormus on hästi kerge tekkima, aju läbi kärsatama ja leia siis aega ekraani vabaks selliseks puhkuseks ja aju maha jahutamiseks. Ja kui väike nipp ka siis sulle veebruariks, mida sa saad ka teistel kuudel kasutada, et õhtuti, kui see rahutus on nagu väga suur, siis öeldakse, et mediteeri, hinga, mis osadele inimestele väga hästi sobib, aga teistele mitte. Ja kui see rahutus kerkib ikkagi nagu väga suureks, siis mina pigem ütlen seda, et sa ei saa nagu paigal istuda, see rahutus on nagu nii suur, siis pane peale üks tempokas muusikapala ja raputa, hüppa, värista oma keha, käsi, jalgu nagu märkkoer ja tee seda vähemalt 5 minutit. Ja see viib kätest ja jalgadest seda üle mõistuse suurt seda energiat ja rahutust sinust välja. Tuuluta pärast toad ära ja vaat siis mine magama ja väga hästi töötab. Parem kui lihtsalt, et sa sunnid iseennast nagu rahunema. Ja kuu teises pooles muutubki see, tahtsin võtta teisi kaartasid, kuu teises pooles muutubki see energia nii või naa nagu rahulikumaks ja isegi võid tunda, et sa oled laisk, sa ei taha nagu midagi teha, aga see on täiesti okei, et siis ongi rahulikum energia. Ja annagi endale rohkem puhkust, võtta aega maha, tekita endale vaikuse momente ja paku oma kehale mõõdukat füüsilist koormust. Igaüks leiab ise, et mis on tema jaoks just see mõõdukas ja õige koormus. Pööra tähelepanu vedelike tarbimisele ja toeta oma lümfisüsteemi. See on ka siis käi saunas, massaaž. Et see aitab kehal vabaneda seisma jäänud sellisest energiast ja valmistuda siis uuenemiseks. Et luba ise endale rohkem netivaikust, loe päris nagu füüsilist raamatut või siis audioraamatu kuulamist või lahenda sudokusid või mingit ristsõna, et anna oma ajule hoopis teissugust tegevust. Võtsin siit ühe selle kehakaartidest ühe kaardi. Ütlen jah enda tundlikkusele, täpselt õige. On sul hirm olla tundlik? Kardad saada kriitilist hinnangut liigse tundlikkuse pärast. Kaldud ise olema hinnanguline, kui kohtud tundlikkusega. Milles peitub sinu tundlikkus? Leia nendele küsimustele vastused. Tundlikkuse tunnistamine on enda valik. Täpselt nagu ma ütlesin, et ise valid. Tundlikkust peegeldab ka sinu keha. Näiteks tundlik seedimine, kuulmine või tundlik nahk. Tundlikkus soovib lihtsalt olla aktsepteeritud, kui tundlikkust eirame, siis sageli valime kannatuse. Iseenda tundlikkust aktsepteerides loon turvalise keskkonnaga teiste tundlikkuse avaldumisele. Vot. Siis selle kuu visuaalseks ankruks on selline maal ja kumbale poole ma selle võtan siia poole. Ja selle maali nimi on Saba taga. See on sinu veebruari teekaaslane ja see on sümbol liikumisest. Vesi on ka seotud alateadvusega. Kala sümboliseerib küllust, rikkust.
ka mõningal juhul sihukest sensuaalsust ja ole valmis uuenemiseks. Luba endal luba oma ideedel oma hinge ja südamega kokku sulanduda, leida ka rahu sügavamates vetes ja sillerdav veealune maailm tuletab meelde, et ka kõige kitsamas pudelikaelas või kitsamas sellises kohas elus on olemas lõputud võimalused ja tugev seljatagune. Nii, veebruariks on kõik. Vaatame, kas postitan veel mõne video siia veebruarikuu sees või kohtume siis juba märtsi ennustustes. Aga seniks ma ole hoitud, ole kaitstud ja ma olen siin, et jagada sulle ka järgmine kord selliseid, võib-olla ka uudseid, võib-olla tuttavaid vaatenurkasid.